lubage siis anda selline tempokas, sisukas ülevaade võib-olla sellest, mida me teile pakume ja seejärel siis saab mõtteid vahetada, küsimusi küsida ja Mati on ka siis tulemas. Et me oleme selle programmile pannud pealkirjaks või ütleme selliseks aktsendiks, et juhi arengu ja ettevõtte kasvu kiirend, et see võib-olla annabki võib-olla kõige olulisema nagu sellise mõtte kogu sellest programmist kõige kompaktsemalt edasi, et kui klassikalised akadeemilised ülikoolid ja programmid pakuvad sellist akadeemilist tarkust, siis meie läbiv mõte on see, et kõik, mis me siin teeme, peab aitama teie ettevõtte edule kaasa. Ja see peab olema rakendatav juba kooli ajal ja loomulikult nii-öelda siis, kuna selline strateegiline vaade, mida te ka kõik esile natuke siin tõstsite, et need tulemused tulevad muidugi hiljem, aga see kõik peaks olema rakendatav juba kohe. Kellele siis Executive MBA mõeldud on, nii nagu see nimigi ütleb Executive, ehk siis eelkõige ettevõtete, Eesti ettevõtete omanikud, kes on ise juhatuse liikmed ja kes igapäevaselt tegutsevad nendes ettevõtetes, et kui vaadata seda profiili ja kõiki neid osalejaid, kes meil siin on olnud, siis see on võib-olla see profiil, mis meile vastu vaatab. Aga sõna ees oli ka eelkõige, et meil on olnud ka suuremate ettevõtete valdkonnajuhte, funktsioonide juhte, et võib-olla kõige olulisem sõnum ongi see, et me ootame siia neid inimesi, kes oleks võib-olla oma sotsiaalselt küpsuselt, oma kogemustelt natuke sarnasemad, et kõigil oleks mida jagada ja kõigil oleks mida saada, et see dünaamika, mis siin ruumis toimub, oleks tasakaalus, et kõigil peab olema põnev ja huvitav. Ma arvan, et see keskmine vanus 42 annab ka päris hea tunnetuse sellest, et meil on olnud nooremaid inimesi, on olnud oluliselt vanemaid inimesi, aga kui me võtame kõikide programmide keskmise vanus, siis on 42, et see juba näitab, et tegelikult on kogemust, on tehtud asju, on tehtud käike ja on võetud nüüd võib-olla selline uus hetk, et vaadata veidi struktuursemalt asjadele otsa ja et selle pealt edasi minna. Nii, nagu me ütlesime, et see sama juhi arengu ja ettevõtte kasvu kiirend, et see ongi võib-olla kõige olulisem mõte, et meie ülesanne on võtta see akadeemiline teadmine, proovida seda pakkuda võib-olla natukene sellises populaarteaduslikumas võtmes, et see side ettevõtte ja ettevõtte juhtimisega oleks võimalikult nagu lähedane. Et me oleme ise nagu siin mõelnud ja rääkinud omavahel, et see Executive MBA võiks olla selline Harvard Business Review tüüpi toode või programm, et sa saad aru, kuidas uus teadmine ettevõtet võiks edasi nagu aidata. Ja eelkõige jah, võib-olla see mõte on see, et kui vaadata, et kuidas meie lõpetanutel läinud on, siis ma usun, et täna juba hakkab nagu esimesi pilte nii-öelda nendest tulemustest nagu avanema, et Executive MBA 11, kes siis nüüd on juba 2 aastat võib-olla niimoodi saanud selles hoos nii-öelda oma ettevõtteid arendada ja elu näitab, et tegelikult nagu, mis võib-olla esimene asi, mis välja paistab sellest programmist on see, et kõigepealt kasvavad ambitsioonid. Et inimesed, kes tulevad siia programmi, nad arvavad, et neil on kõrged ambitsioonid. Ja kui nad siit ära lähevad, siis nad on nagu väga-väga palju suuremad. Ja siis läheb muidugi veel aega, enne kui need ambitsioonid nii-öelda realiseeruma hakkavad, aga see ambitsioonide nihkumine on võib-olla kõige esimene selline põnevam vaade. Aga ikka selleks, et jah, et järgmistel perioodidel võtta ette julgemaid käike ja teha põnevamaid asju. Executive MBA-l on 3 sellist nurgakivi, et kõik esimene pool ongi sama akadeemiline tarkus, et me oleme EBS-is, me oleme ülikoolis, meil on akadeemia ja akadeemiline tarkus võib-olla kõlab natukene osade jaoks teil võib-olla natukene niimoodi kulvalt või hirmutavalt, aga mis on kõige olulisem on tegelikult see, et me tahame olla mitte tendentslikud, ehk siis väga palju igasuguseid trendikaid asju liigub. Meie ülesanne on võtta nii-öelda see objektiivne uus teadmine, tuua see siia läbi parimate õppejõudude siia ruumi, anda see mõttekäik ja siis nii-öelda avada selle pealt teie kõigi enda ettevõtete igapäevaelu ja seda reaalsust. Teine pool ongi siis praktikud, et meil on niimoodi, et osad ained on üles ehitatud niimoodi, et meil on juhtiv õppejõud, kes praktiliselt kogu aine algust lõpuni läbi viib, aga osad ained on ka üles ehitatud niimoodi, et meil on hästi palju praktikuid, et see sõltub nagu teemast ja sõltub valdkonnast ja
võib-olla juba etteruttavalt ütlekski niimoodi, et meil on 2 ainet, kus on äriõigus, me viime läbi koostöös Soraneni advokaadibürooga, mis tähendab seda, et me saame nii-öelda kogu nende partnerite portfelliselt kaasa ja teine samamoodi käsitletud aine on ettevõtte rahandus, kus me teeme Redgate Capitaliga jällegi, et ütleme selline jällegi see võib-olla kõige suurem vahe, ütleme sellisel tasemeõppel ja executive MBA-l ongi see, et sellist nagu praktilisuse sidet on meil palju-palju rohkem. Kolmas nurgakivi on osalejad ise, et see on võib-olla asi, mis ei paista alguses välja või mille peale ei oska nagu mõelda, aga Kadri juba mainis ka kohe päris alguses ära selle, et tegelikult see teadmine ja tarkus, mida te ise siia ruumi toote, et see on nagu väga võimas ja ühel hetkel, kui te saate aru, et õppejõud toovad midagi, aga siis see hetk, kui nagu hakkate omavahel avanema ja nii-öelda need kogemused, see kogemuste jagamine hakkab ruumis nagu reaalselt toimuma, siis see tarkus on nagu ja see väärtus on nagu väga-väga suur, mis siit nagu kaasa tuleb. Ja me programmi jooksul käime ka, nüüd me oleme käinud varasemalt Saksamaal, nüüd alustava grupiga läheme kohe novembris Austriasse, läheme Viini, meil on seal uus partner. Ja mõte, miks me sinna läheme, ongi eelkõige see, et me vaatame Eesti väikeste keskmiste suurusega ettevõtetele sarnast ettevõtlus nagu keskkonda või loogikat, et nii Saksamaal kui Austrias on väikeste keskmiste ettevõtete osakaal majandus hästi suur. Need ettevõtted on meie ettevõtetele kõige sarnasemad, aga nende erisus on see, et nad on omas niisis maailmaturul juhtivad tegijad ja kuidas seda kogemust saada ja kuidas neid ärimudeleid siis üles ehitavad, kuidas need jooksutavad, milline nende arusaamine makropildist Euroopale ja maailmale, et ütleme siis kogu selline kogemuste plokk ka veel siia juurde, et 3 nurgakivi, et akadeemia, ütleme selline praktika ja teie enda kogemused. Meie õppekava on üles ehitatud just nimelt sellisele arusaamisele, et mida me tahame teile pakkuda, ehk siis meil on nagu olemas selline kontseptuaalne arusaamine, siis selle kontseptsiooni peale me istutame ained. Meil on väga suur väljakutse 1,5 aasta sisse mahutada kõik need teemad, mis ka võib-olla esile kerkivad ja ütleme siis ainekavade peale me hakkame alles vaatama, et kes on need õppejõud, ehk siis nii-öelda kui tavaliselt kipub olema ülikoolides niimoodi, et vaadatakse, et kes on õppejõudude portfell, siis selliseks õppekava kujuneb, siis meil on nagu täpselt vastupidi, et me võtame valge lehe, paneme selle nagu idee kirja ja siis küsime, et kes on nagu parimad inimesed. Tänaseks on nagu hea öelda seda, et me oleme 5 ringi seda teinud ja põhiõppejõudude portfell on nagu välja kujunenud. Loomulikult praktikud vahetuvad, aga selline selgroog on meil päris hästi paigas. Ja siis tulevad alles nii-öelda ajakavad ja tunniplaanid, et jällegi, et võib-olla aeg on andnud nii palju arengut ja edasiminekut, et see tunniplaanide ja teemade vaade on meil ka päris pikalt juba nagu ette, et mitte küll võib-olla kogu programmi ulatuses, tulenevalt jällegi praktikute ajakavadest, aga meil on päris pikk nii-öelda perspektiiv ees. Executive MBA ei ole siis tasemeõpe, et siit ei saa, see programm ei anna kõrgharidust, vaid ta on täiendõpe, kusjuures nende ainete läbimise tulemused on siis nii-öelda valiidsed, kui keegi soovib jätkata õpinguid magistriprogrammis, siis tegelikult neid aineid saab kasutada, mis ei ole küll võib-olla kõige lihtsam, aga on võimalik. Ja õppetöö toimub siis 1,5 aastat ja selle sees on siis ka, selle aja sees on juba siis ka sellise lõputöö koostamine. Õppekava enda see kontseptsioon, millest ennem juttu oli, põhineb nagu 3 sambal. Võib-olla kõigepealt. Esiteks ongi see ühiskond ja majandusruum, kus me tahaksime avada konteksti, et juhtimise kõige suuremad väljakutsed ei tule mitte sellest, et inimesed ei oska tehniliselt või funktsionaalselt midagi lahendada, vaid pigem on kõige suuremad väljakutsed just selles kontekstis, et kui sa saad kontekstist aru, see on võimalik asju lahendama hakata. Ja meil on siin võib-olla 3 sellist ankurteemat, et alustame Marju Lauristiniga sissejuhatus kaasaks ühiskonna teooriatesse, siis makroökonoomine vaade ja uurimismeetodid juhtimises, et selline esimene stardiblokk, et tegelikult need ained ei jookse päris kronoloogiliselt nii, nagu nad siin on, aga see idee umbes sellise loogikaga läheb. Siis keskmine blokk on organisatsiooni inimeste juhtimine,
kus kõige esimene aine kogu selle programmil ongi executive coaching, millega siis Peep programmi avab ja see lisaks sellele executive coachingu teadmistele ja oskustele annab ka väga hea võimaluse teil omavahel hästi kiiresti, sisuliselt ja sügavalt tuttavaks saada. Siis meil on väga huvitav aine programmis nagu juhtimispsühholoogia, et sellist ainet kuskil mujal ülikoolides ei ole, Aleksander Pulveriga oleme seda teinud ja ma usun, et see on päris põnev, et loomulikult need ettevõtted, kus te tulete, arengufaasid on erinevad, väljakutsed on erinevad, aga ma arvan, et see aitab nagu päris palju aru saada, miks te inimestega, mis te organisatsioonis need asjad, kus see käitumine tuleb ja kuidas seda mõista, et päris selline sügav vaade psühholoogilise poole pealt juhtimisse. Juhtimisteooria organisatsiooni käitumine on aine, mida me teeme Maajavadi juhtimisel ja see on aine, kus on hästi palju erinevaid praktikuid, et kas Marek Helm, Aivo Adamson, Jan Palmeer, väga erinevad inimesed on meil siin nagu oma konkreetsetest teemadest rääkimas käinud, et kas ta on siis nagu selline strateegiline muudatuste juhtimine või meeskondade juhtimine erinevates kontekstides, nagu Aivo Adamsonil on olnud, et me alati nagu nopime need teemad välja ja siis sellest tulenevalt kutsume need inimesed. Ja eneseväljenduse oskused juhtimises Margit Raidiga teeme on võib-olla jällegi üks selline mõnes mõttes isegi võib-olla võtmeaine, et mitte küll nagu sellise strateegilise teadmisega, aga juhina, kui te olete valinud laval oleku, et siis see laval tuleb väga veenev olla oma inimeste ees ja ka oma klientide ees ja konkurentide ees, et kuidas see tegelikult kõik nagu kontrolli alla saada. Selle aine osa on ka läbirääkimised, et päris selline põhjalik ja samas nagu sügav aine. Ja kõige suurema mahuga plokk on siis ettevõtte juhtimine. Tõenäoliselt see on see põhjus, miks te siia enamus teist tuli ja alustame ärimodelleerimisega, Alar Kolgiga teeme, Alar on Stanfordi ülikoolis õppejõud ja veab siis Euroopa Innovatsiooni Akadeemiat, hästi selline ambitsioonikas vaade ärimudelitele. Kõik, kes sellega kokku puutunud on, mitte kedagi ei ole see nagu külmaks jätnud, et see ärritus on tagatud, et nii-öelda tulla oma igapäeva mõtte mustritest välja ja proovida nii-öelda mõelda natukene teistes kategooriates. Sealt edasi tulebki strateegiline juhtimine, mida mina vean. Strateegiline juhtimine on päris pikal ajateljele lahti tõmmatud just sellel põhjusel, et erinevad ained saaksid nii-öelda sellesse suhestuda, et kui te hakkate vaatama, et siis investeeringute juhtimine, mida me teeme Peeter Koppeliga, et kuhu te siis investeerite, kas ise või oma ettevõtte kaudu, ettevõtte valitsemine ehk kuidas see ettevõtte valitsemine üldse peaks üles ehitatud olema, et suhted omanike ja juhatuse liikmete vahel ja nii edasi, et need teemasid ja neid rolle, mis siis nii-öelda need väljakutseid tekitab, on päris palju. Ettevõtte valitsemisaine on ka niimoodi üles ehitatud, et minu ülesanne on startida ja tegelikult on seal erinevad külalised, et järgmisel nädalal just selle teemaga tegeleme. Executive MBA 15. grupiga, kus Margus Uudam räägib startup ettevõtete portfelli valitsemisest ja Kristjan Kalda siis nii-öelda private equity vaates, et kui üks ettevõte on nagu suure portfelli ettevõtete nõukoguks, et kuidas see asi käib, et seal tekivad päris palju erinevaid selliseid mustreid ja oluliselt intensiivsemalt, kui võib-olla ühes ettevõttes neid esile kerkib üldse, et see on võib-olla natukene selline aktsent, mismoodi me neid asju vaatame siin. Ettevõtte rahandus, millest juba korra põgusalt oli juttu, ettevõtte rahanduse seosstrateegiaga on jälle väga suur, eks ju, et kui te küsite, et mida te oma ettevõttega teha tahate, et siis põhiküsimus on ju see, et mis selle ettevõtte väärtus täna on ja kuhu te seda ettevõtte väärtust viia tahaksite, eks ju, et küsimus ei ole nagu ainult äristrateegias, et kuidas te oma konkurente võidate, vaid tegelikult ikkagi see, et mis see omanikele see väärtus on. Ehk siis me põhiliselt vaatame või ütleme, väga suure osa sellest ainest käsitlebki teie enda ettevõtte väärtuse hindamist ja erinevaid rakursse seal, aga ka ettevõtte kapitali struktuuri ja ütleme siis nagu finantseerimise aluseid ja ühinemise ülevõtmised, ütleme sellised päris lai nagu spekter nendest ettevõtte rahanduse küsimustest. Juhtimisarvestus jällegi strateegia ettevõtte tervikuga väga lähedalt seotud või otseselt lahutamatult seotud aine, ehk siis kuidas võtta numbritest välja juhtimisinformatsioon, eks ju, et teil on nagu
teil on võib-olla rahanumbrid, teil on mingisugused muud numbrid, et mida numbrid tähendavad, et kuidas ehitada üles siis nagu mõõdikute süsteemi, kuidas te teate, et teie ettevõte on nagu õigel kursil või milliseid korrektsioone te peate tegema ja Mardiga me oleme seda ka 5 korda juba teinud ja iga kord nii-öelda sätime ja tiimime natukene paremaks, kaasame ka sinna teisi, ütleme siis nii-öelda praktikuid veel juurde ja väga selline väga hea aine, et kui teil on mõõtmise teemad, siis kindlasti siit saab abi palju. Innovatsiooni juhtimine on jällegi üks hästi põnev aine, kus võiks üldse küsida, et kas innovatsiooni juhtida saab, et tegelikult saab luua mingeid eeldusi, et see innovatsioon sündida saaks, eks ju, et aga mingisugune pealkiri peab ainel olema ja nii me ta innovatsiooni juhtimise panime. Raul Parus, kes ise on õppinud ka Viinis, Austrias just seda sama innovatsiooni juhtimist, Rauliga me anname sellise veidi akadeemilise raamistiku ja toome jällegi sisse väga praktilisi näiteid ja külalisi, et eelmise grupil just käis muu hulgas Arno Kütt Cleveroni omanik ja üks nii-öelda juhtidest käisime külas ja see inspiratsioon, millega selle ruumi täitis, oli muidugi nagu võimas, et Eestis saab teha küll väga ägedaid asju ja paljuski on ikkagi nii-öelda enda mõttejulguses ja ambitsioonis nagu kinni, ja innovatsiooni juhtimine ainena on ka võib-olla selles rollis, et kuni siiamaani on võib-olla selle õppekava ülesanne korrastada teie ettevõtted või kirjeldada ja korrastada, et te saaksite struktuurselt aru, siis innovatsiooni juhtimise juures on see, et kuidas seda edu laiendada, et kui teil edu ei ole, siis väga raske on kuskil edasi minna uutele turgudele või uutesse valdkondadesse, et selline edu laiendamise võti on selle innovatsiooni juhtimise taga. Hinnajuhtimine on jällegi üks aine, mis tavaliselt on kuidagi väikse killukesena võib-olla turunduse juhtimise sees. Meie oleme tõstnud ta väga selgelt välja ja hinnajuhtimise võti on tegelikult kasumi modelleerimine, kasumi mudeli ümber kogu selle hinnastamise ehitamine ja me teeme seda koos maailma ühe juhtiva hinnakonsultatsioonifirma Simon Kuhher ja partnerid, siis Ida-Euroopa regiooni partneri Richard Sinakeriga, et jällegi olen 5 korda teinud ja need muljed ja see vau, mis siit tekib, on nagu väga, väga võimas. Tööjõu juhtimine või tööjõu strateegiline juhtimine on just nimetatud sedapidi sellepärast, et väga palju räägitakse personali juhtimisest ja personalipoliitikatest, et kui te vaatate oma ettevõtet, siis on küsimus see, et millist tööjõudu teil on vaja oma strateegia ellurakendamiseks ja alles siis tulevad poliitikad ja muud sellised käsitlused sinna juurde ja Milvi Tepiga me oleme seda ainet teinud, väga võimas, väga struktuurne, väga palju, ütleme sellise tippjuhi vaates seda inimeste ja personali temaatikat nagu avav ja teemasid siduv nagu käsitlus. Turunduse juhtimine teeme koos Ants Lustiga ja jällegi meil päris erinev, ütleme siis nii-öelda meeskond seal taga ja jällegi nii-öelda teema fookuste kaupa on meil inimesed sinna praktikud valitud ja võib-olla üks selline nurgakivi siin aines ongi ka, ütleme selline identiteedi kirjeldamine ja Jonel Lehari, kes on Antsuga koos siis Identitist, et aitab päris hästi aru saada, nagu, et kuidas seda turunduse kontseptsiooni nagu üles ehitama hakata ja kus see gravitatsioon seal tegelikult peaks olema, et kui seda gravitatsiooni ei ole, et kas on võimalik nagu midagi teha ja mida see tähendab. Ja järjekorras siis viimane aine on strateegiline kommunikatsioon, jällegi erinevate tegijate poolt katame, aga Raul Rebane on see, kes annab sellise vihmavarju vaate ja jällegi võib-olla ütleme selline, et võib-olla tekibki küsimus, et nii-öelda see eneseväljendus juhtimise strateegiline kommunikatsioon, et 2 kommunikatsiooni ainet, et tegelikult nende rõhuasetused on täitsa erinevates kohtades, et see eneseväljendus juhtimises on pigem nagu personaalne kommunikatsiooni vaade, aga strateegiline kommunikatsioon on küsimus see, et mismoodi teie ettevõte siis nii-öelda selle kontekstiga suhestub ja kuidas strateegiliselt aru saada, et kuidas kasutada võimalusi ja mitte ise kuskile nii-öelda hammasrataste vahele jääda. Õppereisist oli ka natukene juba juttu, me teeme selle alustava grupiga nüüd väikse korrektsiooni või muudatuse, et kui me 4. oktoobril grupiga alustame, siis juba järgmine moodul novembris me lähemegi kohe Austriasse
viini ja mõte on just see, et tõmmata võib-olla neid, seda praktilist nagu tunnetust ja võrdlust võib-olla nii-öelda siis meie enda ettevõtete ja nende Austria ettevõtete vahel nagu rohkem nii-öelda päevakorrale, et niisugust nagu ärksust nagu rohkem sisse tuua. Ja loomulikult see reis aitab teil omavahel ka nagu kohe hästi kiiresti nagu niisugust head grupidünaamikat nagu tekitada ja grupina nagu toimima saada. Ja rõhuasetused võib-olla siis jah, kahes kohas, üks on need ärimudelid ja teine on siis ütleme makropilt, et saada aru, mis siis nii-öelda, mis need erisused on ja kus need meie võimalused ja väljakutsed võiks olla, et võib-olla selle Saksamaa kogemuse pealt ütleks niimoodi, et kui eestlased kipuvad mõtlema, et tahaks Saksamaale eksportida, siis kui sealt Saksamaal ära käid, siis mõtled, et tahaks Saksamaa sihtturgudel eksportida, et jätaks selle Saksamaa vahele ja läheks kohe sinna, kus nemad lähevad, et see vaade on tegelikult nagu teistsugune, kui seal ära käia ja kuulata, kuidas nad oma asju teevad, ja võib-olla veel, et üks on see ärimudelite vaade, aga need ettevõtted suurusest tulenevalt ka siis nii-öelda päris paljud neist on pereettevõtted, ehk siis nii-öelda see valitsemise loogika on jällegi väga sarnane meie ettevõtetele ja võib-olla siuke nagu kerge ühelt poolt niisugune konservatiivsus, eks ju, aga teiselt poolt niisugune julgus ikkagi nagu minna välja ja proovida. Sakslastel ja austerlastel muidugi on see eelis, et nende siseturg on nii palju suurem, et nad saavad nii-öelda väikese kiirenduse nagu ennem, et Eestist on nagu, sa pead nagu kohe minema ikkagi nagu või suhteliselt kohe, et see siseturg on nii palju väiksem. Ja lõputöö ülesanne on tegelikult lahendada väga praktiline nagu probleem, kas ta on teil strateegiaga seotud või ta on teil juhtimisega seotud. Ja seda lõputöö ise on akadeemilises mõttes kursuse töö formaati või mahtu töö ja seda ei pea tegema seal lõpus. Tegelikult saab hakata seda tegema programmi käigus, ehk siis kõikide ainete hindamised või nii-öelda siis tagasiside teie õpingutele baseerubki teie enda praktilistel töödel, mis siis tähendabki tegelikult seda, et te saate selle lõputööga alustada oluliselt varem kui tavaliselt ülikoolis on, et sa käid programmi läbi ja sa hakkad nagu lõputööd tegema, et siis meil on võimalus sellega startida palju varem. Aga lõputöö juures võib-olla soovitus ongi, et ta võiks olla hästi fokusseeritud, et nüüd kevadised lõpetajad EMBA 14-st väga hästi nagu joonistasid välja, et mis teemad on nagu need, kus nagu tugevad tööd tulevad, olidki ettevõtte väärtuse hindamine, võib-olla mõõdikute süsteemid, et sellised hästi konkreetsed nagu fookused, et need olid, ütleme need, kes neid teemasid valisid, ei jätnud nagu ampluaad liiga suureks nagu võib-olla, et neil oli natukene lihtsam. Nii. Õppejõudude koha pealt siis jah, nii palju, et me ei kasuta ainult EBS-i õppejõude, et meil on õppejõud kõikidest Eesti ülikoolidest, Tartu ülikoolist, Tehnikaülikoolist, Tallinna ülikoolist, EBS-ist ja siis nii-öelda neid, keda Eestis ei ole, siis need me palume väljast poolt Eestit endale appi ja praktikute pool ka siis. Nii, võib-olla nende iseseisvate tööde juures tahakski öelda seda, et tegelikult kui seda programmi alustada ja mõelda nagu nendele rõhuasetustele, siis loomulikult kõik asjad ei ole üheväärselt või ühtemoodi tähtsad kõikidele teile, kuna ettevõtted on erinevad ja faasid on erinevad, väljakutsed on erinevad, et siis tegelikult võiks natuke nagu ette mõelda ja vaadata, et mille kohta asju teha, et te võtaksite sellest programmist praktiliselt võimalikult palju välja. Ja jällegi võib-olla üks erisus, et kui vaadata klassikalist ülikooli, siis pigem on eks ju see, et teie lähete ülikooli ja te teete ise isiklikult oma töid, siis kuna meie mõte on see, et teie ettevõte saaks ka kiirenduse, siis me pigem isegi julgustame, et lükake nagu arendusprotsessid oma meeskondades käima, võtke oma taustajõud kaasa, küll mitte siia ruumi, aga kui te siit laupäeval ära lähete ja esmaspäeval nii-öelda oma töökohal jätkate, eks ju, et siis, et see meeskond nii-öelda oleks teiega kaasas, et te saate mõnes mõttes ühelt poolt 1,5 aastat kaasa sellise võimsa nõukogu oma kolleegide näol, kes teil siin on. Sest ega lõppkokkuvõttes ikkagi tippjuhil on seal organisatsioonis natukene üksioleku tunne, et mis tekitab selle olukorra, et ega teil ei ole neid teemasid päris kõikide inimestega rääkida seal, aga siin ruumis te saate vabalt vestelda, küsida, arutleda, sektorid on erinevad ja see täiendus, mis tekib, on tegelikult väga suure kaaluga. Ja need kodutööd
ei ole mitte kui kohustused, vaid ikkagi kui teie võimalused oma ettevõtet väga selgelt ja praktiliselt arendada. Õppejõudude ülesanne on tuua see tarkus ruumi, anda see keel, sünkroniseerida mõttelaade ja see, ütleme siis nii-öelda see reaalsus ikkagi sünnib siin ruumis aruteludes ja ühises mõtlemises. Nii, meie ajakava, ehk siis kogu programm kestab 1,5 aastat, need kuupäevad on paigas ja lukus, et kui te tõsiselt kaalute, siis esimene asi, mis ma teil soovitan, on panna oma kalendris need broneeringud nii-öelda kuupäevadele peale. Meie elu näitab, et meie kõige suurem konkurent on aeg, ehk siis paljud inimesed on juba planeerinud ette ja mida rohkem sa nii-öelda juhtimistasanditel ülespoole lähed, seda pikemalt ette aega vaadatakse ja siit väga-väga selge soovitus, et kui te tõsiselt olete kaalumas, siis ma soovitan need kuupäevad ära broneerida. Õppetöö toimub korra kuus, neljapäeval, reedel ja laupäeval. Alustame hommikul 9:30 ja lõpetame 16:45. Et selline rütm ja varasemalt on jällegi võib-olla see reaalne elu, et kui esmaspäeval tööle minna, siis Etsnordi omanik ja juht Urmas Hiie on võib-olla üks kõige tugevamaid näiteid, et kuidas ta igal esmaspäeval, kui ta siit koolist läks, siis meeskond juba kartis, et ta tuleb jälle uute ideedega ja hakkame jälle midagi modelleerima ja katsetama seal, et kui te soovite, siis Urmasega võite nõu pidada, et kuidas seda executive MBA-d ka väga hästi enda kasuks tööle panna ja tema võitis oma meeskonna ikka väga kõvasti kaasa siia. Õppemaks on 18 600 eurot ja sellele tuleb siis käibemaks juurde. Selle hinna sees on põhimõtteliselt kõik selle 1,5 aasta kulud, õppereis kaasa arvatud, kogu selle programmi toitlustused, kohvipausid, mitte mingisuguseid kulusid teile põhimõtteliselt juurde ei tule selle õpingutega seoses. Ja selline standardne õppemaksu jagunemise loogika võiks olla see, et teda võiks maksta siis 4 osas. Kui kellelgi on mingisugune põhjus, miks te tahaksite seda kuidagi teistmoodi, siis me oleme avatud igal juhul läbi rääkima ja vaatame, et mis mudelid teile sobivad. Taustale võib-olla ka see, et kui vaadata, kuidas õppemaksu makstud on, siis loomulikult valdav enamus on see, kus ettevõtted tasuvad selle õppemaksu, kuna ettevõte saab ka päris suure efekti sellest. Aga on ka väga erinevaid kombinatsioone, et on osaleja mingis osas ise, ettevõtte mingis osas. Meil on olnud ka tegelikult päris palju neid, kes on maksnud täiesti isiklikult öeldes, et ta ei taha, et kes ei ole nii-öelda omaniku rollis, või ta on juhi rollis, et ta ei taha ennast selle ettevõttega selle programmi pärast nii-öelda liiga pikalt võib-olla siduda, eks, et kuidas teil endal mugavam on. Ja kui siin tutvustuse juures juba natuke käis ring ka ära meie peal, siis kõik, mis puudutab sellist programmi sisulist poolt, kõik küsimused on minule teile tulnud. Kui on juba programm käib, eks ju, siis on Katrin, on põhiline inimene, kes annab teile kiireid ja tarku vastuseid ja enne kui siis me stardime, siis Mare ja Riina aitavad võib-olla selliste lepingute ettevalmistamiste ja tehnilisemate küsimustega kaasa. Selline ülevaade. Kui praegu on küsimusi mulle, siis olge head. Ja Mati jõudis ka kohale, et me saame ühel hetkel anda Matile sõnajärje üle, aga võib-olla on mingid esimesed küsimused, mida me saame kohe põrgatada edasi-tagasi. Olge head, palun. Kas teie praktikas kuidagi olite juhtumid, kus on ilmselgelt omaniku ja juhi roolid konflikt? Selles mõttes, et kui me võtame ettevõtte valitsemise aine, siis täpselt nende teemadega me seal sellega me tegelemegi ja väga sageli on need konflikte seal ja see küsimus avab ka muidugi selle, et ilmselt Mati räägib sellest natukene põhjalikumalt, aga te ei ole siin mitte sellepärast, et teil väga igav on, vaid te tegelikult olete midagi otsimas. Ja elu näitab, et selline väga läbiv objektiivne muster on see, et järgmise 3 aasta jooksul te muudate midagi, kas enda rolli, organisatsiooni, ehk igal juhul teie elu ei lähe täpselt samamoodi edasi, nagu te siia sisse tulete. Ja olukordi, kus jällegi eelmises, nüüd just kevadel lõpetanud grupis ühe ettevõtte juhatuse esimees läks nõukogu esimeheks, eks ju, keegi võib-olla astub hoopis kuskile välja mingitele uutele radadele, et need rollikonfliktid
on võib-olla ainult üks osa sellest, aga igal juhul nagu see programm nagu polariseerib välja need ebaloogilised kohad ja noh, te lihtsalt nagu ühel hetkel ütlete, et niimoodi ei ole mõtet jätkata, eks, et need ümbersättimised toimuvad kindlasti. Väga tähtis küsimus, väga hea küsimus, et meil on selline kokkulepe, et kõik, mis me siin ruumis räägime, selleks, et me saaksime päriselt rääkida, et ega me allkirja ei anna, aga me anname selle lubaduse, et me seda informatsiooni kuhugile ei vii ja 15 aasta jooksul ei ole kordagi olnud mingit libastumist ega midagi sellist, kus keegi oleks kedagi pahatahtlikult ära kasutanud või... Mati saab seda kommenteerida, sest Mati grupis oli samast valdkonnast, eks Mati Citiconi juht ja Igor Mölder oli Capital Milli juht, eks nii-öelda, noh, mitte just päris võib-olla otsesed konkurendid, aga ikkagi väga-väga lähedased ärihuvidega, kaks tippjuhti olid korraga ruumis ja ma arvan, et Mati, see on võib-olla koht, kuidas sa kommenteerida saad pärast. Peep. Ühe kommentaari siia juurde veel, et tegelikult päris vist teisel päeval või esimesel päeval selle executive coaching'u käigus me võime kokku leppida, kuidas me koos tööd tegema. Just. Ja see ongi see alus. Me lepime kokku, kuidas me saame koos head tööd teha. Ja siiamaani, kui on kokku lepitud, ma arvan, et elus tihtipeale me arvame, et me leppisime kokku, mida me tegelikult teeme. Siin me seda teeme. Kas saate kohe öelda meile, milline juhi oskus on kõige tähtsam? Kõige on ikka automaanida. Mati käest saab küsida pärast. Aga ma annan võib-olla Matile sõnajärje üle ja ole hea. Kas me teeme siin tööd ka oma probleemid näiteks igaüks või näiteks Absoluutselt, see mõte ongi, et ei saa muidu oma ettevõtte kiirendit siin teha, kui te oma ettevõttega ei tegele. Ehk siis nii-öelda kogu selle programmi nagu eelduseks ongi see, et te tulete oma ettevõttega siia sisse. Igaüks tuleb oma ettevõttega. Just. Ja siin on ka see, et võib-olla seesama Igori näide oli see, et Igoril oli nii palju ettevõtted, siis tal oli segadus, et millise ettevõttega ta siia tuleb näiteks, eks ju. Et mis oli väga sisuline küsimus, jällegi selle ettevõtte valitsemise loogika koha pealt, eks ju, et noh, milline on see valitsemismudel, et kas see on nagu, kas sa peaksid seda juhtima ja valitsema kui tervikut, milles siis on nagu erinevad osad, eks ju, või ongi sul väga erinevad ärid, eks ju, et see on võib-olla väga hea küsimus, mis viis nagu sellise hea näiteni nagu. Aga üldiselt soovitus on see, et kui te suudate võtta ühe ettevõtte ja minna sellega programmist läbi, siis te suudate oluliselt nagu terviklikumalt katta nagu asju ära ja võtta selle ettevõtte jaoks rohkem tulemust välja. Loomulikult te saate teha erinevaid aineid, erinevaid töid erinevate ettevõtete kohta ka, aga kui te suudate ühte ettevõtte hoida, ma arvan, see on oluliselt nagu praktilisema väärtusega teie jaoks. Et just, te tulete oma ettevõttega 1,5 aastat arendate oma ettevõtet. Et see on selle asja idee. Mati, ole hea. Ma palusin Matil tulla ja anda võib-olla see, sinu lõpetamist on natuke möödas, et kui meil siin ennem oli ka küsimus, et see asi peaks olema rakendatav kooli ajal, siis nüüd sul on natuke juba ajaaken siin vahel, et kas mingit kasu on nagu praktiliselt ka välja tulnud ja siis oleks võimalus nagu küsida. See on hea küsimus, kas on praktilist kasu, et muidugi on. Aga kuidas ja mismoodi, see on nagu iga enda otsustada, et kui palju, millisest konkreetsest situatsioonist. Minu nimi on Mati Kops, ma olen 48 aastat vana, 4 lapse isa ja ma olen viimased 12,5 aastat olnud Citicon Eesti juht, kuhu veel kuulusid ka siis Taani ja Leedu. Mina olin EMBA-s 2013 kuni 2015, EMBA 11. Ja noh, teile tegelikult ma mõtlesin, et teile võiks öelda, et tere noored, sellepärast, et
iga kord, kui sa õppima lähed, siis fakt on see, et sa muutud jälle nooreks ja noh, kui ma siit uksest praegu sisse tulin, siis ma ausalt öeldes tundsin, et ma alles eile läksin siit välja ja seda sama kohviaparaati seal kasutasin, eks ole. Ja noh, seda ust vaadates mul tuli meelde see, et noh, üks asi on see, et kui me õpime, kuulame õppejõudu, vaatame siia tahvlile, aga teine asi on see, kui sa lähed siit välja kohvitops käes ja siis räägid juttu ja on vestlused. Ja need vestlused võib-olla mõnes mõttes, et kui sa küsid, mis sa siit saad, siis sa saad need enam-vähem 15, kui palju teid siin praegu on, eks ole, sa saad kõikide nende inimeste mõtted, kes on midagi elus saavutanud ja midagi mõtlevad veel saavutada ja kes ei ole uinunud kuhugi mugavustsooni, kes tahavad teha midagi. Ja ma arvan, et see, miks te siin olete, vähemalt miks mina siia tulin, oli see, et tekkis mingi tunne, tekkis tahtmine uuesti mõelda, tekkisid kahtlused, kõhklused, you name it, kõiksugu asju, eks ole. Aga ja noh, ma ei tea, ma räägin seal vahel ühe loo näiteks. Ühesõnaga, kui sa mõtled, siis sa oled olemas. Et see on nagu see üks selline nagu võib-olla siuke, kui ma tõmbaks joont alla kuidagi. Ja noh, ma küsin teilt siuke küsimus, et üks lugu vahele vahepeal, et muide õues on väga ilus ilm ja mulle tuleb see auditoorium tuletab ka seda meelde, et see oli see üks asi, mis ei lasknud õppivad sul. Et sa nagu ei suuda keskenduda. Ma ei tea, võib-olla te teate, aga et mina olen 70 sündinud ja minu siuke noorus oli seal 75, 80, 90 ja tormiline noorus, ma olen praegu ka noor. Aga kuidas siis lapsi karistati, kui lapsed millegagi hakkama said? Mis see põhiteema nendega oli? Ja milles on nagu tänapäevane erinevus selles, et mis te arvate, mis asi see on hästi lihtne asi ja see töötab. Aga mis oli tollel ajal? Kui laps tegi sigadust, mingi mürsiks seal hüppas, et nii, ja mis see oli? Ei saanud õuda. Pidid toas olema? Täna vastupidi. Mina kuulsin seda, olen massaaži laual ja massöör ei suuda oma suud kinni hoida ja räägime selle. Ma saan selle harjamaks natuke. Okei. Mis veel? Noh, kui teil tekkisid need, muide ma avastasin ennast sealt brošüürist, ma ei teadnud, et ma seal olen. Ma tahtsin, et okei, turundus, et see ei ole paha, aga loomulikult ma andsin oma nõusoleku, et mu statement seal oleks ja mulle meeldis seda öelda. Ja ma vaatasin, lugesin korra selle üle, et mida ma siis ütlesin. Ja tegelikult ma ütlesin seda, et need inimesed ikkagi siin ja need erinevad vaatenurgad, et olete enam-vähem kõik erinevatelt elualadelt ja ma hakkasin mõnes mõttes isegi otsima, et kes on selle grupi Igor Mölder ja kes on selle grupi Toomas Luhaäär ja kus on Olga ja siis ma vaatan, kuhu te istute ja mida te teete, et noh, te ei ole kokku sulanud, kui üks grupp seda on ka näha tegelikult, aga samal ajal noh, mingit uudishimud ei on, eks ole, sellepärast te siin olete. Ja tahate midagi uut, te tahate mingit muutust. Äkki on mingi hirm ka, ma ei tea, kuigi hirm ei ole võib-olla selline õige sõna, pigem ma arvan uudishimu ja uute teadmiste janu, muutuse otsimine. Et mind vähemalt ennast isiklikult kannustas nagu see. Ja kui ma siia tulin, ma mäletan hästi selgelt, mida ma tahtsin teha, ma tahtsin Citiconi tegevjuhiks hakata. Ma võin täna öelda, ma ei taha seda. Tollel oli see ambitsioon selline, et issand jumal, et Citicon oli sellistes muutuste tuules ja mina vaatasin, et kurat, et ma olen küll targem. Käisin ja vaidlesin tegevjuhiga ja kirjutasin hotellis siis sellele, vabandust, näpkin on eesti keeles, kuidas? Salfrätikule kirjutasime organisatsiooni struktuuri ja küll valesti kõik on ja arutasime seda ja saatsin teda karu perse sõna otsa mõttes mitu korda. Aga tulin sellest kuidagi ilusalt välja õnneks ja pärast siin ütleme, kuidagi nagu see käib hoovustena, et sa tuled siia, siis sul on nagu üks, vahepeal on selline helge kevad, kõik on hästi äge, siis korraks satud sellisesse täielikku auku jälle tagasi, et kuidagi see emotsioonikaar, selle te teete ka kindlasti kuidagi pidi läbi. Ma olen sellest täiesti veendunud ja juba ainuüksi selle emotsiooni läbi tegemine on seda kõike väärt. Sest emotsioonid, need. Ja loomulikult, kui lugeda nagu strateegiline juhtimine, alati küsida, et mis asi on strateegiline juhtimine. Strateegiline juhtimine on see, kui sul on hästi palju teadmisi, sa võtad mingi konkreetse ettevõtte mingis situatsioonis, siis sul on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 kohvrit erinevate juhtimistööriistadega, võimalike programmide, vahendite, inimeste, meeskondadega ja siis hakkad juhtima.
aga üks asi, mida te ei suuda niimoodi teha ja kusagilt võtta, see on see sina ise. Et kuidas sa juhid ennast. Ja ma arvan, et üks vastus, mida siin tasuks püüda õppida, et see iseenda juhtimine minus endas, et kuidas ma juhin. Et tere, mina olen juht ja kuidas teil läheb? Kuidas sul läheb? Tänan küsimast, eks ole, pole hullu, aga sul saad hakkama. Pisut morbiidne, aga pole paha. Kas sul? Et see on see, et räägiks ennast nüüd soojalt, aga mina siin vaikselt üritan nagu käima tõmmata, teie istute ja kuulata, eks ole, vaikselt nagu pullitrupis. Kuidas sul läheb? Vaat oleks kurta. Vaat oleks kurta. Just kevadane õues ja ilus ja kus teil läheb? Teil? Järjest paremini. Seda on hea kuulda. Tegelikult läheb kõigil hästi, nagu ma aru saan. Eks ole? Ja noh, kui võtta, ma ei tea, kas või kogu pilti tervikuna Eestis täna, siis mina ka ei kurda. Et lähebki hästi ja kõigil läheb hästi. Ja seda on tore nagu kuulda. Aga võib-olla, ma ei tea, võib-olla ütled sina, et miks sina siia tulid või miks sa siin oled? Noh, dialoogu vormis, et ma nagu üksi võin eetri täis rääkida. Targemaks saada õppida. Täiesti õige tegelikult. Aga ma sinatan, eks ole, kõiki, mis tema. Ma olen valdavalt tegutsenud loodusjõudude toel, ütleme nii, et ma peaksin nagu ennast natuke lähedama sinna executive enda ennast arendama. Just, kuigi loomulikult on alati võimalik nii-öelda palgata ja partnerluse näol tegemist nagu võrdvaldusega ja inimesega, et kellest olete nõu küsida. Ja üldjuhul jah, ma olen seda ennast võrdvaldusega. Siiani olen hakkama saanud, aga nii kuidas. Kõik on tublid ja toredad inimesed, eks ole. Aga noh, see on huvitavad teile. Jah, huvitavat. Tarkus, huvitav, noh, küsin veel. Härra Valges. Miks sa siin oled? Täiendada ennast. Täiendada. Suhelda leida uusi mõtteid, vaata, mida teised teevad, mida mina ei ole teinud, rääkida, mida ise teinud, saada kogemust. Just, jah. Suhelda endasugustega. Ma nagu, ma ei tea, ma tõmban võib-olla joone alla, ma ütlen siis niimoodi, et tarkust raudselt ja tekivad uued mõtted, suhtlus kolleegidega sisuliselt endasugustega ja see seltskond muidugi, see jääb, eks ole, see ei kao mitte kuhugi ja nagu ütles kadunud rektor, eks ole, kelle käest meie veel tippami saime, et üks asi, mida teilt ära ei saa võtta, on teie teadmised. See hindamatu kogemus, mida te olete siit saanud ja sellega ma ütlekski, et see on seda väärt. Tänan Priit kutsumast ja... Ära veel ära mine, järsku on küsimusi detailselt nagu, et kui kellelgi on väga niisugust nagu konkreetset küsimusi, ma ei tea, kui palju kodutööd aega võtavad või ma ei tea midagi sellist. See kokkuleppe teema oli, eks ole, et ma ei tea, meil see pidas, me tegime selle kokkuleppe ja noh, ei tekkinud meil Igoriga mingit teemat ega mitte kellegi teisega ka. Ei olnud nagu probleem, jah, peale, eriti kui sa seda coachingut puutud korra, ma just ennem ütlesin teie poole, et see, ma mäletan, et meie tegime selle coachingu läbi, siis kui me enne seda istusime erinevad inimesed toas, siis pärast seda oli meeskond nagu meeskond, see oli nagu teistmoodi. Et sa nagu, ja noh, avatus, arvatavasti te olete avatud praegu, et ükskõik mida ma sinna viskan, eks ole, jah. Muidugi, alati see. See on küsimus, kuidas see programm mõjutab perekonna elu? EMBA võib lõppeda soovimatu rasestumisega, eks ole, töökoha vahetusega ja mis seal veel oli, see oli nali. Minul ütleme nii, et mul on nagu, see tuleb, kus sa pead ennast tutvustama, aga nagu ma ütlesin, et sa õpid juhtima iseennast, ka su perekond on, eks ole, sinu elu ja ma kuidagi ei võta nagu, vähemalt mul ei ole, ma ei taha nii teha, et mul on pere siin ja siis on siin töö ja et ma olen üks tervik. See peab olema tasakaalus, et kui te olete liiga palju tööl ja pärast tööd lähed jõusaali ja paned selline, et siis lähed rattaga ka paar trenni, paned enda kontosse kirja, sa lähed koju, et ma olen nii väsinud, ma lihtsalt teed. No, kui see välja joogub, miks sa seda siis üldse teed? Mina lasen talle kohe kuul pähe. Noh,
on ju mitte? see on vastuse küsimus. Et see peab olema kuidagi harmooniliselt, selle tasakaalu leiad sa ise ja seda. Ma arvan, et seda äkki saab ka siit. Seda ajajuhtimist ja sellist enese koha leidmist äkki natukene, kus äkki tuleb, mis ma ikkagi siis teen. Sa ütlesid ühe märksõna, mis mul käivitas mõtte veel, et selle sama ajajuhtimise osas, et tegelikult seda ma kuulsin sinult. Te võiksite mõelda niimoodi, et kui te tulete kooli, siis te tegelikult olete tööl. Kui te lähete tööle, siis te olete tegelikult koolis, siis tegelikult see teema on täpselt sama. Te ei tule ju siia 3 päevas tegelema millegi muuga kui iseenda oma ettevõttega. Ja nüüd, kui te lähete sinna, kus te iga päev täna olete, eks oma töökohta tagasi, et te saate kõik need ülesanded, need on nagu nii reaalse elu ülesanded, et te ei hakka neid tegema üksil pere arvelt õhtul kodus, vaid te teete neid nagu päev, oma põhitöö ülesanded. Ja see on võib-olla üks hästi oluline asja, mis on nagu selle aja juhtimise juures üks võti tegelikult, et kui see ei ole teie päris elu, siis teil on väga koormav. Kui te teete seda päris asja, siis teil ei ole koormav. Loomulikult pingutama panema on alati see, et kui mingit pingutust ei oleks, siis ei oleks ka mingit edasi minekut. Muidugi pingutust. Algus ilmselt rohkem, pärast läheb lihtsamaks, eks, et pole ju võib-olla nii intensiivselt harjunud mõtlema kogu aeg. Ei ole veendunud selles üldse. aga mis ma tahan öelda on see, et see endaks jäämine, iseendaks olemine. Mul oli see üks märgusõna, vähemalt minul isiklikult see oli nii, et ma avastasin nagu seda, et kas ma olin punkar, olin ma kusagil ühte asja tegemas ettevõtte tippjuht, et läbi kogu selle ajaloo muusik, mida iganes, kõik mu hobid, et pere, sport, kõik asjad, et kuidagi sa vaatad, et sa jääd ikkagi iseendaks. Ja see nagu kuidagi siin on võimalik äkki seda peeglit nagu natukene lähemale tuua, kaugemale tuua ja kõik need seosed, mis teile siin tekitatakse, tähendab see hindamatu, ma tahtsin seda, siin tahtsin välja jõuda, et seosed erinevate ainete vahel, et see on arvatavasti, mida ma ülikoolis käinuna, koolis käinuna, neid seoseid pole kusagil niimoodi loodud. Seosed on väga olulised. No siit kuidagi lisaks juurde, et kui siin enne oli teatud sotsiaalne üksus ja töökogemus, elukogemus ja nii edasi, et ühel hetkel inimesest tekib mingi rahutus ja midagi oleme kogenud, midagi oskame ja tegelikult see ajab meid uuesti õppima, teada saama ja uudishimu on see, mis meid tegelikult edasi viib. Ja Henry Ford on ilusti ütlenud, et kui sa lõpetad õppimise kas 20-selt või 80-selt, sa oled vana. Need inimesed, kes jätkavad õppimist, on alati noored. Ja ma olen sellega nagu väga päri ja Mati ütles ka, et sa pead kuidagi selle tasakaalu leidma, sest ma ei mäleta, kas teie kursus või keegi teine ütles hästi ilusti selle lõpetamisel, et kuulge, nüüd me saame nagu oma aja organiseerimisega hakkama, mis me iga kuu 4 päeval, reedel, laupäeval teeme, meil on täiesti vaba auk. Ehk et jälle on niisugused lühiajalised investeeringud, ehk me lühiajaliselt panustame endasse, aga pärast me peaksime oma tööd ja muid asju tegema oluliselt efektiivselt. Ehk see on see, et sa saad aru, mis on oluline, mis ei ole oluline ja kui sa nende vahel suudad vahet teha, siis jääb paljud asjad tegemata. Ehk see kindlasti see oskus võiks ja peaks siit ka kaasa tulema, et sa pärast siin oldud aega teed oma asju efektiivsemalt ja saad aru nendest asjadest, mida sa üldse tegema ei pea. Ma arvan, et see on niisuguses juhile hästi oluline asi ja saada aru ka see, millega tegelema ei pea ja kindlasti ei pea alluvate tööd ära tegema. Ja kui ma teid ka kuulen, et paljud on kasvanud kas siis doktorist juhiks, siis me oleme õppinud millekski muuks, aga juhiks me ei ole õppinud. Ja siis me toetame ju sellele oskustele, mis meil olid spetsialistina, me saime juhiks ja nüüd me peame laskma oma inimestele ümberringi tööd teha. Heade inimestele me üritame nende eest tööd ära teha. Arvame, et me oleme head juhid, ei ole. Juht peab looma oma töötajatele tingimused, et nemad saaksid ja tahaksid oma oskusi ja andeid realiseerida. Juht sellega hakkama saab, siis on kodus ka hästi. Ehk et kindlasti seda tasub siit otsida ja ma usun, et siit on võimalik ka seda leida. See on nagu autoteeninduses käimine, et autoteeninduses me käime tihti, aga ma mõtete korrastamisega me eriti tihti ei tegele. Seda võib ka selliselt mõttes ma lihtsalt lihtsustan su sõnu. Kuulge, aga mina tänan, kui küsimusi rohkem ei ole, või kellelgi on küsimusi. Aitäh! Aga võib-olla kui on veel midagi küsida, mõtteid peegeldada, olge head!
oleme teie käsutuseks. Võib-olla puudutaks seda kodutööde asja, see mahtu, et kui palju kodutööd oli ajaliselt, Palju. Seda on palju ja tegelikult palju või vähe, kellele vähe, eks ole. Aga mina ütlen nii, et sa pead süvenema. Kui siia alla kirjutada, siis sellesse tuleb nagu süveneda. Ma tegin seda sellisele hindele, ma arvan, ikka 4+, et päris nagu perfect ma ei olnud. Kindlasti mitte, oleks võinud paremini, kui ma tagantjärgi vaatan, aga see ongi see laveerimine kogu aeg, kiirused ja nii edasi. Siia tuled, siis sa saad selle nagu tempo maha. Et mis on hästi oluline, sest et muul juhul sa lihtsalt igapäevase toimetamise kõrvalt sa ei jõua süveneda sellesse ja ei ole ka võtta seda 3., 4., 5. õppejõudu sinna kõrvale, kes sul seda nägemust nagu suunavad ja aitavad nagu tegelikult mõtteid korrastada, sest et tippjuhtimine on tippsport ja tippsportlasi kasvatavad tipptreenerid, eks ole, ja nii see paraku on. Peale küsimusega minu jaoks on huvitav. Siiski, miks ma valin, need on 2 valikut näiteks minu peas. Executive coaching ja executive MBA ka. Miks see valik, mitte see? Sellele mul on natukene kui keegi seda vasta, lihtsalt proovime aru saada. See on pigem. Ma väga täpselt, see on küsimus, kas sa saaks korrata. Küsimus selline, et 40+, suhteliselt vana oleme juba, küpsed inimesed. Väga suhteline. Ei, aga minu küsimus on see, et miks ma pean pigem eelistama seda programmi, Executive MBA, aga mitte pöördusime Executive Coaching treeneri poole. Vaata, hea uudis on see, et sa üldse ei pea midagi. Et hästi oluline on see, et sa pead tahtma. Ja siis sa pead selgeks tegema, mida sa tahad. Ja kui sa tahad juhina laialdasi teadmisi juurde saada, siis kindlasti siin sa saad seda süsteemselt. Samas, kui sa oskad välja valida endale hea executive coach'i, siis sa võid saada seda individuaalselt. Kumb tulemuslikum on, ma ei oska sulle öelda, aga mõlemad kindlasti aitavad ja kuidagi mul see emotsioon siit, kui Mati ütles, et palju oli õppida, siis ma alguses nägin, kui noormehed ja neiud, kellest mõned on ka juba täitsa täiskasvanud, tulevad trepist üles ja hirmud näod. Ma ei tea, mis viga on? No õppimata. Et see tegelikult see tunne, et see natukene niisugune koolipoisi või üliõpilase tunne, tegelikult on hea tunne. Ma sellest mõtlesin teile noored, eks ole. Ja vaadake, üks asi on, mida vanemaks sa saad ja ma võin omast kogemusest rääkida, seda rohkem sul on hirm rumal välja näha. Järelikult, kui sul kolleeg õppis ära, sa ei saa tulla niimoodi, et sa ei ole õppinud. Ja see on tegelikult see, mis hoiab meid nagu trimmis ja trambis. Ehk et hea on see, kui sa saad kaasa rääkida, osaleda selles diskussioonis ja tegelikult siia me tuleme kõik reflekteerima õppejõu abiga neid teadmisi. Kedagi sa õpetada, õpetamist saab vahendada ja see, mis siin toimub, on tegelikult teadmiste, kogemuste ja oskuste vahendamine. See on see, mida tänapäeval õpitakse. Te ei pea andma õigeid vastuseid, teie käest ei küsita õigeid vastuseid, aga te peate saama enda küsimustele leidma siin vastuse. Ja see on väga selgelt, kui sa küsisid, kas te räägite ainult teooria juttu, et näed, siin on Harvardi case ja me teeme siin case, eks ole, kui ta Facebookil jalaks läks. No ei ole vaja, teil on oma case. Ja jälle keegi ütles hästi, et nad juba teadsid, kui ma esmaspäeval tulen tööle tagasi, siis on kõik valmis võtma uut informatsiooni ja sellega kaasama oma kolleegi. Ja ma arvan, et me kõik oleme käinud lugematul arvul kähkukatel 2-päevastel kursustel. Ja siis juht tuleb tagasi ettevõttesse ja teised ütlevad, ta esmaspäeval tuli 3 päevaks rahuneb maha, siis töötame rahulikult edasi. Vaadake, siin ei rahune maha, Mati on siiamaani niisuguse erigeeritud olekas ja et see on piisavalt pikk aeg, et teha inimestest nagu sisulisi muutusi ja uusi lähenemisi. Et see 1,5 aastat on see aeg, kus sa tõesti panustad iseendasse ja läbi enda ettevõttesse, et selle mõju on suurem ja 2-päevastel kursustel uusi sõpru või on väike lootus, et eluks ajaks saada, aga siin ma arvan, et on tekkinud kuskil äkki uus ring inimesi, kes ei ole keemikud, doktorid ega suhtekorraldajad, vaid igaüks on täiesti erinevast seltskonnast. Et see on täiesti kindlasti üks kõige olulisemad väärtused, mis siin saab.
kindlasti tahaks öelda seda, et see hirmud nagu kõigest üles tulek nagu ja seda tuleb muidugi võtta selles mõttes, et kuna teil on teie enda ettevõte, siis te ju teate seda kõige paremini, et ainuke, mis on võib-olla teatud nagu sügavus või rakurss nagu, mis on nagu jäänud võib-olla katmata korraks, eks ju, aga see on ka võib-olla selle rumala väljapaistmise osas oluline, et pigem on see nagu, pigem on see jällegi salamise andmise küsimus, et kui sa ei suuda osaleda arutelus, siis on nagu ebamugav. Ja noh, see on võib-olla see, mis kõige rohkem reguleerib tegelikult seda, noh, mõtlemise intensiivust ka. Küsimus selle kohta, kui te vaatate tagasi, selline tasemeühtsus või kui palju te võtnud selle et ei tulda päris kaasa või jääb mis on see taust, kas see õppijaskond on siin ettevõtlustaustaga, on see akadeemiline majandustaustal või kuidas see kaks küsimust, et mis on see taustõppijatel, mis on see tase, mis on probleemid sellega, kui võrkuna probleemiga, et ma ei ole isegi oskus sõna ma vastaks niimoodi, et see läbilõigimine täpselt niimoodi, nagu siin ruumis täna on, et tegelikult kõige suurem ühisosa ongi see, et ettevõtjad, inimesed on ettevõtjad ikkagi. Et nende hariduslik taust võib olla väga erinev. Et ma arvan, niimoodi ongi, et ega see muud raske. Ma isegi ütleks mitte ettevõtjaid, vaid ettevõtliku loomuga. Ettevõtliku loomuga, jah. Ja suur osa Eesti juhtidest on ju tegelikult kasvanud välja spetsialistid ja kindlasti arstid on siin üks hea näide ja minu arust on see ressursi raiskamine, kui pannakse kõige parem kirurg osakonna juhatajaks, me kaotame hea kirurgi ja suure tõenäoliselt keskpärase osakonna juhataja. Aga hea oleks siis õppida juurde ka juhtimisoskusi ja minu arust hea näide on siin meil üks advokaadibüroo omanik, minuealine, koos käisime Tartu Ülikoolis, juura lõpetanud, ma olen eluaeg omand ja juhtinud advokaadibürood, aga ma ei tea juhtimisest midagi. Ühesõnaga, ta tuli siia veel õppima 58 aastasena ja pärast seda laskis noorematel teha seda tööd, mida ta ei osanud, aga mida ta hästi tegi. Ehk et see ei määra seda, et määrab see, kas sa tahad aru saada, kas sul on nagu panustada omalt poolt, et hästi oluline on see tegelikult see nagu attitude või see, millega sa siia tuleb. Ja võib-olla teine küsimus, et kas nagu sõnavana terminoloogias orienteerumine, et see ongi õppejõudude ülesanne, et selles mõttes kindlasti nagu mingit latti ei tõsteta kõrgusõppe latti 2-40 või ma ei tea, kui 14 peale. Tahtsin seda öelda lihtsalt, et see erinevus pigem nagu rikastab hoopis, et vastupidi. Ja sa kuuled selliseid lugusid, mida sa varem kuulnud ei ole, ütleme siis nagu. Meil on näiteks EMBA 15 praegult on üks Eesti meesterahvas, kes on kullakaevanduse otseliige Soomes. Et inimesed on väga erinevatest valdkondadest, insenerid, arstid, advokaadid, majandusinimesed, ma ei tea, mis veel, väga erinev, väga lai. Ja üldse, nii MBA kui Executive MBA ei eelda majandusharidust alla, sellepärast ongi see, et MBA on selles suhtes ju tehtud nendele, kes on kasvanud oma erialal juhiks, aga juhtimiskogemust ei ole. Ja veel üks mõte, et kui MBA on akadeemiline kraad ka Eestis, siis Executive MBA ei ole, aga väga selgelt, kui tuleb mulle kaks inimese CV-d, üks on lõpetanud Executive MBA, mis ei ole akadeemiline kraad, ja teine tuleb MBA-ga, täiesti kindlasti võtame Executive MBA. Tal on kogemus, ta on saanud süvenenud asja, tal on endal juhtimiskogemus pikem ja see all. Ja veel üks asi, et see suhtumine on oluline, et see on vaieldamatult ajamahukas, see on ka Eesti mõistes kulukas programm, aga kindlasti julgeme me täna öelda päris julgelt, et lähipiirkonnas selle tasemega, selle õppejõudude tasemega, selle seltskonnaga programmi Helsingis maksad Aaltos 64 000 pluss muud kulud kõik juurde, rääkimata Londonist või sealist iganes. Aga see mõte, mida ma rõhutan, see on tõsine otsus, see võtab teilt aega algusel kuskilt nii tööd pere juurest ära, aga ma arvan, et see investeeringu tasuvus on pikaajaline ja püsiv. Ma küsin Matile, mis on need 3 väärtust, mida sellest programmist enda jaoks kaasa võtsid? 3 väärtust?
shit, alati kui läheb niisuguseks reastamiseks, siis mul tekib probleem. Aga väärtus. Esimene väärtus on see, et mis ma sain endale ära tõestada, et mina olen ikka mina. See oli hästi oluline, sest et kui sa nagu liigud kusagil ettevõtetes, erinevates mõjulainetes, ma ütleksin nii, siis ühel hetkel sa võid ennast neist ära kaotada. Juhtimises on niisugune mõiste nagu fuck up money või midagi niisugust, et sul peab olema see fuck up attitude vahetama, et seda sa siit saad. Et need munad leitakse sul üles vabandust uuesti, ka naiste rahvastel, usu mind. See on suur väärtus. Ja see, mina nagu juhina üldse nagu, kui ma olen rääkinud 64 slaidiga mingist asjast, siis ma olen rääkinud sellest, et jääge ise endaks ja teil peab olema. Mida ma ennem ütlesin, cojones hispaania keeles. Kõik. 3 ei tulnud vist kokku, seltskond. Seltskond, need inimesed ja need lood, ma tahan öelda seda, et seesama kolleeg, kellest sina rääkisid, mina kutsun teda sõbraks, ma olen merenduses ja nii edasi, et tema rääkis selle loo, kuidas ta käis Karjalas, eks ole, matkal ja istus maha kogemata kusagil poolsaare otsas, ära perses, vabandust väga, eks ole, eesti keel on vist siuke, ja vaatab, et põhjapõdra jälg graniidi sees, nagu oleks kipsi vajutatud või midagi sükest. Mis ta tähendas seda, et sealt selle koha pealt on läbi liikunud 1000 aastate jooksul põhjapõdrad karjad. Ja see jälg on sinna graniidi sisse kulunud lihtsalt. Mina mõtlesin, et ma tahan ka sinna minna, näha seda jälge. See on nii ajuvaba, eks ole, aga nii on. Et siuksed väärtused ka, see on siuke pisike detail, aga see jääb meile lõpul vist meelde ja ma tahan sinna minna. Kõik. Nii. Negatiivne. Aeg on läbi. Mitte midagi, eks ole. Kuule, need trepiastmed, kui ma siit üles tulen vahepeal, ma mõtlen, et kui sa liiga hiljaks jääd, siis jooksnud pead see trepiastmetest, see on negatiivne. See on mingi respekt, Marju Lauristin tuleb üles. Ma ei too negatiivselt välja, tähendab, negatiivne on võtta subjektiivne ja positiivne ka subjektiivne, eks ole. Ja nüüd on küsimus, mis tuju mul on parasjagu ja ongi, kurat, ma viitsi tulla, viitsi mõni. Aga negatiivselt otseselt välja tuua ma ei saa, sest et siin ma olin hästi avatud, nagu ma praegu teie ees olen, ma võtsin niisuguse avatud tooni, ma räägin teiega avatult praegu, sellepärast ma olen emotsionaalsem, mitte nii vaosalikud, eks ole, perene. Et raske jah, see on niisugune, ma pean mõtlema selle peale, ei olnud negatiivselt midagi oli, võib-olla mulle keegi ei meeldinud üks päev äkki, ma ei tea, midagi ta kindel see oli valesti, ma ei tea, niisugust jama, aga jah, mitte. Ma lisan juurde, et Marju Lauristini siin me mainisime, et kui proua Lauristin tuleb üles, minu arust on 77 vist. Aga päris juba jah, soliid. Alati, kui ta on juba esimesele selle mademile jõudnud, ta on juba täiesti läbi. Ja siis ta ütleb, Peep, miks teil siin lifti ei ole? Ma ütlen, vaadake, me oleme erakool, et Euroopa Liit ei eralda meil ühtegi summat, et me õpime, me teeme neid programme õppemaksudest ja siis ma küsin ta käest 3. mademile jõudnud, mis on võtnud palju kaua aega, et lähme edasi. Et ma küsin ta käest, aga miks sa siin käib? Peep, võtame sulle ausalt, nii head seltskonda ei saa ma mitte kuskilt mujal. Siin on päris inimesed, päris teemadega, nad räägivad päris asjadest, nad on ausad, nad ei räägi poliitiliselt korrektset juttu, vaid nii nagu asjad on. Ja see on see, mille pärast ma siit trepist üles tuleb. Ja ma arvan, et kui tema tuleb, siis jõuate teie ka, kui kollektiivselt võtate selle tahtmise kokku, et Kuule, tänan Peep, see on hea vastus, see on see poliitiliselt mitte korrektne olla siin ruumis on väga hea. Sest tihtipeale börsiettevõtte esindajad, et see on poliitiliselt väga korrektne, eks ole, ja rääkida täpselt seda, mida pärast keegi kuulda tahab, eks ole. Aga praegu siin ma ei räägi, kõik mida kuulda tahab, et seda niimoodi. Siin meil teil ju käis ka istuv peaminister rääkimas. Ja ei rääkinud ka poliitiliselt korrektselt, et rääkis nii nagu oli. Suht lendas jah, ütleme nii, et ei tulnud äragi teda. Kuulge, aga mina tänan ja soovin teile kõigile jaksu ja edu otsustamisel. Ma mäletan, kui kaua mina mõtlesin selle mõtte peale, et tulla aastaid, isegi vist kokku 5 lausa. Aga ma ikkagi tulin ja mul on kuidagi see üle läbepakku saamine korraks nagu kestis, aga pärast seda ma olin väga happy. Et tänan Priit ja tänan Peep. Kuulge, aga nüüd mina lähen küll minema, aitab küll jumal läbi. Aitäh, Mati!
aga Triinul oli veel küsimus. Ja, mul on see küsimus, et te olete seda programmi päris pikalt teinud, ja aastaid ja mitmed lennud ja kõik. Kokku 15 ja nüüd viimases etapiga siis 5. Et kuidas te selles mõttes, et tänapäeva maailm jõudnud nii kiiresti, et see on see, et kui sa hakkad midagi õppima, kui ta lõpuks lõppu jõuad, siis juba see, mis sulle alguses räägiti, juba täiesti aegnud ja kõik uued asjad on teada. Et kuidas te nagu selles mõttes, kuidas te seda nii-öelda kaasajastate või laste kaasajastate, kuidas te nagu selles mõttes see, et te kindlalt ikkagi, või noh, et saaks selle võimalikult tänapäevase juhtimine kui selline ka, nii palju kui mina nüüd viimase 2 aasta jooksul olen seda asja uurinud ja erinevatel ongi sellistel 2, 4 ja nii edasi päevastel koolitustel käinud, siis tegelikult see, mida see tundub, et maailm jookseb nii kiiresti, et ei jõua järele. Mida nagu 2 aastat tagasi räägiti, mida nüüd räägitakse, need on täiesti erinevad asjad. See on hea küsimus, ma vastan nagu 2 osas, et minu käest sageli küsitakse, et kuule Priit, mis strateegia teemal viimasel ajal nagu uut on juhtunud, viimase 2000 aasta jooksul ei ole eriti midagi muutunud, ja siis küsida, et kas nagu strateegilise juhtimise õpetamises võiks midagi muutuda, siis loomulikult võiks, aga ega selles mõttes, et nagu strateegia põhialused ei ole kuhugile kadunud, see loogika, arhitektuur, loogika, mõistmine, understanding, see on ikka ju ühtemoodi seal all, eks ju, ja võib-olla see ongi nüüd see osa, mis puudutab seda akadeemilist teadmist, et kui küsida, et kui palju siis nagu strateegias või psühholoogias nagu siis nii väga need põhialused muutuvad, et ega ju inimesed ei muutu, et okei, mingi kontekstid muutuvad ja dünaamika loomulikult on, et selle küsimusel ongi tegelikult 2 kihti vastuseid, eks, et selle programmi esimene ülesanne on tekitada tegelikult seda struktuurset korrastatust. Siis te saate aru, et tegelikult maailm ei jookse nii kiiresti, kui tal algul tundub, ja siis teine on, eks ju see, et kõik need muutused, eks ju, et nii-öelda seesama, et kuidas nii-öelda uuritakse, saadakse targemaks, uut teadmist tekib juurde, eks ju, et see on nüüd see koht, et kuidas me seda siia ruumi toome, eks ju. Ja kolmas on meetodite küsimus, ütleme selle õppemetoodikate teema, et ma võib-olla vastaks niimoodi, et Peep on hästi, võrreldes minuga, on Peep väga innovaatiline igasuguste uute õppemeetodite ja tehniliste vahendite nagu lauale tõstja ja kaasatooja, eks ju. Mina usun rohkem sellesse nõukogu juttu, mis ma siin räägin, et omavahel nagu vahetaksid hästi palju tarkust, ja nii me teemegi, eks me niimoodi arutleme ja proovime neid meetodeid ka siia ruumi tuua. Ma siia lisaks ühe sinu küsimusele vastates, et meil on nagu see otsustusahel on suhteliselt lühike, niisugune 1,5 meetrit või 2. Ehk et nendel ülikoolidel, kes haridusministeeriumist raha välja petavad, nendel on raskem, nendel võtab aega, et tõestada ära, et nüüd on uus asi tulnud, siis paneme kavva, siis tõestame, tegema ainekaarte ja kõiki muid asju. Kui tuleb uus informatsioon ja mis on tõestatud kellegiga või uus õppejõud mingisuguse uue lähenemisega, siis meil ei ole vaja kokku kutsuda õppenõukogu, teadusnõukogu, konsulteerida haridusministeeriumiga, me teeme selle ära, sellest, et tänapäeval just täna mingi audiitor küsis, kas teil eelarve ka on? Jah, eelarve on kogu aeg ajas muutuv. Ja meie programm on ka ajas muutuv, et ju me ikkagi seda informatsiooni hangime igalt poolt ja kui on midagi tõsist head ja terast, siis me selle siia klassiruumi ühes või teises vormis toome. Ja kindlasti need õppemeetodid on natuke teistmoodi, et aula loenguid meil ei ole, hästi palju töötatakse gruppides koos, te hakkate ka omavahel kindlasti koostööd tegema ja sama asi, et kui te olete tegevjuht, siis te näiteks finantsarvestuses kaasate oma finantsjuhti, saate kaasa hea kirjanduse, mida lugeda, mis toetaks teie otsimist, et väike kool reageerib hästi kiiresti ja väikse kooli sees on väike executive education ja me reageerime veel kiirem. Mis me võime lubada on see, et uuemaid teadmisi kuskilt mööda ei lähe, et see tuleb siit lauale. Ma arvan, et valdavalt on see, mis me siit saame, on see enesekindlus selles ruumis nii-öelda liikuda ja selle valdkonnas aspektidega. Ma arvan, et see korrastatus ja selle peal tekib see enesekindlus.
see enesekindlus ongi ju see, mille järgi kõik tegelikult vajadus tulevad, gruppi ühineda. ja ma olen väga veendunud selles, et kindlasti selle protsessi käigus siin te saate iseendast oluliselt paremini aru. Väga selgelt iseendast paremini aru. Ja juhina tihtipeale teil ei ole neid asju kellegagi rääkida nagu nii, nagu nad päriselt on. Siin on teil kolleegidel täpselt samasugused mured ja väljakutsed, erinevad vaatevinklid, on lihtne rääkida, sest temast sinu ettevõttes midagi sõltub, et saate neid asju jagada, oma kõhklusi, kahtlusi ja juht peab olema eelkõige iseendast kindel, siis ta mõjub ka teistele usutavalt. Ehk see on kindlasti see, mida siit juurde saab. Ütleme veel, et see grupi suurus on, et keskmine grupp olnud 16 osalejat, kõige suurem oli 22. Et 16 on nagu parasjagu selline optimaalne, et kõik saaks rääkida. 22 oli juba päris keeruline. Kui te mõtlete, et alguses on 40 pluss, eks, et kui palju seda mõttevahetust ikkagi nagu käib. Jälle juba kogu küsimus. Juhul kui inimene, kes on juhi rollis, oma omaduste pool tegelikult selleks ei ole loodud ja samas ka profiil, kas see programm võiks kuidagi parandada tema elu praktika mõttes? Ma arvan küll, sõltub, eks ju, kas ta on kas ta lihtsalt juht või ta on ka näiteks osanike juht, eks ju. Just omaduste pool, psühholoogiline pool, praegu räägime ka omanikest, kes samuti juhid. No jälle ma tulen selle juurde tagasi, et kindlasti saab iseenda sees paremini selgust ja kui saab selgust, et see, mis mind rõõmaks teeb, ei ole mitte inimeste juhtimine, see on endale aus seda öelda ja teha siis leida mingit muud varianti, kuidas oma omaniku rolli teostada, mis iganes, et veel kord, siin te saate iseenda küsimustele vastuseid ja julgege neid küsida ja siin need vastused tulevad, me tihtipeale ei küsi. Et teeme midagi küsimata, kas see on see, mida ma tahan teha. No nii, tundub, et mul võiks ringi peale saanud, et siiralt täname selle aja eest, mis te meile siin pühendasite ja ma loodan, et tekkis selgust juurde ja meie plaan on põhimõtteliselt selline, et me saaksime selle programmi komplekteeritud jaanipäevaks. Et meil on mitu samasugust üritus, ma olen teinud 2 või? 1-2. Ja ütleme niimoodi, et hetkel ruumi on, ma isegi ei tea, mis meil see seis on, aga kindlasti on mõte selleks, et siis tuleb suvi peale ja siis on juba oktoober ja te teete nii pikalt plaane ette, te teete oma ajakavas plaane. Et see on see põhjus, miks me jaanipäevaks soovime nagu selle grupi kokku panna. Et kui te olete enda sees jõudnud meelekindlusele ja otsusele, et siis tasub mõtted ära vormistada. Kui teil on küsimusi, siis minu või Katrini või Mare ja Riina käest saab täiendada. Siis sõltub sellest, mis tüüpi küsimus teil on, küsige julgesti ja kohtumiseni 4. oktoobril. Kas ma tohin ühe peegelduse veel teha? Ma ei tea, kas on kevadest, aga ma näen siin ruumis hästi palju naisterahvaid. Meil on olnud mõni kursus, kus pole ühtegi naisterahvast ja siis on olnud, kus on 1. Ja tegelikult ma mõtlen, et miks see niimoodi on ja siis nagu mehele, siis ma mõtlesin, et kui meest ei ole laupäeval kodus, siis on kõik nagu okei. Kui naine kodust ära on, see on täielik jama. Siis on kodus segadus, et ilmselt teil on kodus hästi, ma mõtlen naisterahvaid, et teie nimel käivad ajalehed ja te saate tulla laupäeva hommikul siia ja panustame iseendasse, et tihtipeale eriti Eestis naised võtavad kogu maailma valu enda kanda ja iseenda peale unustate mõtlemata, et see teeb rõõmu.